Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis Skorpioni tähemärgist. Skorpion on 8. märk sodiaagis ja see on mu absoluutne lemmikmärk. Nii et ma olen väga põnevil sellest rääkima. Ja enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan ruttu ära öelda, et see video ei saa iga Skorpioniga 100% samastuda, sest inimesed on ikkagi mingil määral erinevad. Ja kui sul on kunagi olnud saad Skorpion või hambur või kalad või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. See on see märk, kus päike oli sellel hetkel, kui sa sündisid. Aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuuri märk, Veenuse märk. Absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis. See on palju keerulisem süsteem. Nii et seal on veel palju teisi aspekte, mis sind ja sinu olemust iseloomu mõjutavad. Aga kui sa oled Skorpion, siis kindlasti leiad sa siit midagi, mis sinuga samastub. Nii et alustame. Skorpionid on sündinud siis vahemikus 23. oktoober kuni 22. november. Sõltuvalt aastast see võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga muidu ta jääb umbes sinna vahemikku. Skorpionid on eriline märk selle poolest, et neil on 2 planeeti. Nende planeedid on Mars nagu Jääralgi ja Pluto. Mars annab neile sellist sõjakust ja tuliverelisust nagu Jääralgi on. Ja Pluto annab neile sellist salapärast olekut, mis on Skorpionidele hästi omane. Ja mis teeb nad ka hästi ettearvamatuks. Ja nad on veemärk, mis teeb nad suhteliselt emotsionaalseks, intuitiivseks ja sügavmõtteliseks. Aga Skorpionil on emotsioonidega natuke keeruline suhe, nad võivad olla hästi emotsionaalsed, üle võlli emotsionaalsed, aga nad peidavad oma emotsioonid seina taha ja nad tavaliselt ei näita neid teistele ja nad võivad tihti ka ise neid nii-öelda enda eest ära peita ja alla suruda. Neil ei ole eriti tervislik suhe emotsioonidega siis nii-öelda. Ühtlasi peaks ära mainima, et minu arust on Skorpionid 2 tüüpi. Esimene tüüp on väga rõõmsad, siirad, rahulikud ja nii-öelda tupsikud Skorpionid. Ja teine tüüp on siis selle vastand ehk siis tuliverelised, natuke võib-olla agressiivsed ja hästi ekstreemsed Skorpionid. Ühtlasi Skorpioni tähemärgi puhul ongi see, et Skorpionid kalduvad hästi palju ekstreemsustesse. Neil on kõik kas must või valge, nad ei tea, mis asi on hall. Üks näide on siis see, et nad kas armastavad kogu südamest või vihkavad kogu südamest. Neil ei ole nagu vahepealset varianti. Ja ühtlasi on võimatu leida keskpärast Skorpionit. Neil on alati väga ekstreemsed iseloomud. Kas siis ekstreemselt meeldivad ja armsad või ekstreemselt hullud. Seal ei ole nagu vahepealset varianti. Tegelikult on Skorpionid päris analüüsivad ja nad on ühtlasi hästi läbinägev märk. Nad on nagu inimvaledetektorid. Nad saavad alati aru, kas inimene valetab või räägib tõtt. Ja nad on ka hästi kahtlustavad, nad alati arvavad, et keegi räägib neist halba, mõtleb neist halba, tahab neile halba. Nad ei usalda inimesi üldse kergesti. Nad oskavad hästi jälgida seda muljet, mis neist inimestele jääb. Nad oskavad käituda täpselt nii, et inimestele jääks selline mulje, nagu nad ise tahavad. Ma ei oska seda paremini sõnastada, aga ma arvan, et kui te teate Skorpionit või kui te olete Skorpion, siis saate aru, mida ma mõtlen. Ühtlasi on hästi salapärased, nad ei räägi kergelt või siis üldse oma isiklikest mõtetest, asjadest, tunnetest, emotsioonidest. Aga samas on neil võime panna teisi inimesi neile oma asjadest rääkima. Ma ei tea, kuidas nad seda teevad, aga kõikidel Skorpionidel on imeline võime. Sa võib-olla alles kohtasid neid, aga sa juba räägid neile oma sügavamaid saladusi ja oma lapsepõlve traumasid. Nad suudavad inimesi rääkima panna. Nad suudavad jätta endast sihukese hästi siira ja empaatilise võime ja tänu sellele nad on ka hästi head saladuste teadasaajad või kui nad tahavad teada, kas keegi valetab või mitte, siis neil ei ole see probleem, nad on võimeline inimestest infot välja urgitsema ja nad saavad selle alati kätte. Ühtlasi nad hästi pika vihaga ja neil ei ole probleem inimesi oma elust lihtsalt välja lõigata, isegi kui need inimesed on neile olulised, nad ei andesta. Ma ei ütle, et nad on täiesti andestamatud, sest nad on võimelised andestama, aga nad on lihtsalt hästi pika vihaga. Nii ühtlasi, kuna Skorpion ja Jäär jagavad planeeti, Marsi, siis on neil päris palju sarnaseid omadusi. Jäärad on hästi spontaansed, ekstreemsed ja riskivõtjad ja see käib ka Skorpionite kohta. Skorpionitele väga meeldivad riskid ja ekstreemsed olukorrad. See võib olla natuke erinev, sest et Skorpionile meeldivad pigem nii-öelda emotsionaalsed riskid ja inimestega suhtlemisel riskid ja nii-öelda inimestega eksperimenteerimine mingil määral. Kui siis Jäärale meeldivad rohkem siuksed füüsilise maailma riskid, näiteks et nad ronivad katusele ja üritavad sealt mitte alla kukkuda või need mõlemad on riskid, aga need riskid on natuke erinevad. Kuna Skorpionid on rohkem mõtlev ja rohkem analüüsiv märk, siis on ka nende riskid sellised emotsionaalsemad ja läbimõeldumad, kui siis Jäära riskid. Jäär on lihtsalt hull ja teeb. Aga Skorpion mõtleb läbi ja teeb, seal ongi see vahe. Ühtlasi, nad on veemärk, nii et Skorpionid võivad tegelikult olla ka väga huvitatud igast esoteerikast ja ma kunagi lugesin mingisugust artiklit, et statistiliselt on tegelikult Skorpion astroloogias kõige huvitavam märk. Ja kui vaadata YouTube'is näiteks mingite välismaa YouTuberite astroloogia videosid, siis tihti on Skorpionite videod kõige vaadatumad ja kõige populaarsemad.
ja kuna skorpion on ka siuke märk, mis on seotud natuke nii-öelda teispoolsusega ja peidetud maailmaga ja peidetud emotsioonidega ja nii-öelda tumedama poolega, asjade tumedama poolega, siis esoteerika sobib neile väga hästi. Ja neil võib tihti olla väga palju annet sellistes asjades. Nad võivad tihti näha unenägusid või siis on nad võimelised asju teoks tegema. Kui nad väga tahavad midagi, kui nad selle väga-väga keskenduvad, siis nad on võimeline selle saavutama. Nad on võimelised mõttejõuga asju teoks tegema. Üks asi, millest peaks veel rääkima, on see, et skorpionitel võib olla vihaprobleeme. Kui skorpion läheb tõsiselt vihaseks ja tõsiliselt närvi, siis ei tea keegi enam, mis juhtuda võib. Nad on hästi ettearvamatud. Siis võib hakata asju lendama, siis võib hakata sõnu lendama. Nad võivad viha olukorras öelda välja siukseid asju, mida nad hiljem kahetsevad. Nad oskavad lüüa sinna, kus on valus. Ja nad oskavad olla siuksed hästi õelad. Nad oskavad olla hästi õelad, kui vaja. Täiesti süüdimatult. Ja skorpionitel on siuke võime, et kui nad tahavad midagi, siis nad on võimelised oma emotsioonid täiesti kõrvale jätma ja oma empaatia täiesti kõrvale jätma. Et nad on võimelised väga halvasti ütlema. Ja kui muidu on skorpion siuke märk, kes kaalub kõik väga hästi läbi, siis viha olukorras ta ei mõtle enam, ta lihtsalt tegutseb, ma ei tea, loobib, lööb, karjub, mida iganes. Ühtlasi võivad skorpionid ka niisama suvalise koha pealt kellelegi halvasti öelda või nad võivad olla nagu, nad võivad vastikult öelda vahepeal täiesti ilma mingi põhjuseta. Aga probleem võib olla ka selles, et tegelikult ei ütle valesid asju. Tavaliselt, kui nad midagi ütlevad, siis see on tõsi. Ja sellepärast ongi need nende ütlemised väga valusad. Et nad tihti räägivad tõtt. Nii, kui rääkida skorpioni välimusest, siis skorpionitel on mingi väga-väga imeline selline karisma või võluvus. Nad suudavad teha ennast nii-öelda võluvaks või veetlevaks, isegi siis, kui nad tegelikult ei ole füüsiliselt ilusad. Esiteks see võib olla sellepärast, et nad on hoiakult hästi enesekindlad. Nad teavad, kuidas olla, kuidas seista, kuidas käituda. Ja tihti ongi nii, et skorpionid jätavad ennast hästi võluva mulje, kui sa hakkad keskenduma ja vaatama, miks nad tegelikult on. Nad ei pruugigi olla väga nii-öelda stereotüüpiliselt ilusad või üleüldiselt ilusad. Aga neil on see karisma ja see võluvus, mis lihtsalt teeb neid ilusaks. See oleks nagu nad oleks mingi iluloitsu all, ma ei oska seda paremini kirjeldada. Suudavad ennast väga veetlevaks teha. Ja tänu sellele nad tõmbavad ka endale hästi palju inimesi ligi. Ja selle veetlevusele peale nad veel hästi salapärased, siis nad tõmbavad endale hästi palju kas mehi või naisi ligi. Ühtlasi skorpionite puhul on üks hästi oluline asi nende pilk ja nende silmad. Neil on tihti, ütleme nii, et sa tunned ära skorpioni silmad. Ütleme nii, et kui sa oled ruumis, kus on väga palju inimesi ja kuskilt teisest ruumi otsast skorpion illitab sind, siis sa tunned seda pilku oma kuklas. Neil on väga terav pilk. Neil on tihti ka väga tähelepanu tõmbavad silmad ja siis skorpion sulle otsa vaatab ja sinuga nii-öelda silmsidet teeb, siis sul on ilmselt tunne, nagu ta vaataks läbi su silmad ja su hinge, sest neil on hästi terav silmside. Ja see oligi lühidalt võttes kõik skorpionite kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus ja head aega!